just see emotsioonide nagu lahustamine läbi hingamise. Ma ei ole varem seda niipidi üldse nagu vaadanud. Täna oli see nagu täiesti nagu vau. Et olen teadlik, et ma nagu kõik see, mis minu ümber toimub, loon mina ise, aga see emotsioonide koht nagu oli täna minu jaoks sihuke täiesti teises võtmes avastamine. Nagu vau, Armin, aitäh! Opa. Nii, nüüd on õige. Ehk siis tervitused kõigile imelist õhtut, kolmapäeva õhtut teile. Ma siin juba vatran mingisugune aeg ja siis avastan, et mul pole mikergi sees. Ma arvan, et tuleb siin kommentaar ka, et pane heli sisse, sul pole mikker sees. Näed just, nii kui ütlesin, nii tuli. Et tere Ingrid ja teised ka, kes te siis olete juba siia kohale jõudnud, pange siia kohe oma tervitused teele, siis ma tean, kes meil siin täna vaatamas on. Tere Ester! Meil on lausa 10 inimest praegu laivis kohal, üliäge. Ja ma teen kohe sellise lükke siit, et kes tahab tulla minuga koos, sest me lähme täna tegema ühte ägedat protsessi, vaatan, mis siit kõigest välja tuleb, ma jõuan sinna ka selle teemani, aga 10 inimest saavad tulla minuga siia koha peale. Ma panen lingi teile, sest et rohkem siia restreami ei mahu. Ma panin teile lingi. Võt siuke äge link. Ma panen ta siia suuremalt ka natukene. Et siis see on nüüd kommentaaride ees, kes tahab tulla siis siia eetrisse minuga koos, ma panen su väiksemalt, sest kui me lähme tegema siin seda tänast rännakut, siis hea oleks, kui ma näen ka nagu teie, ütleme, kogemust, et mingitel hetkel, kui lähevad mingid asjad nagu käima, tulevad emotsioonid üles, siis ma tean, kuhu nagu rohkem keskenduda ja suunata. Ehk siis, kes tahab rohkem minu tähelepanu saada tänasel teekonnal, siis olete oodatud tulema siia. Nii, esimene hulljulge on kohal. Näe, tere Rait. Ja pane siis oma mikker ka, ole hea kinni, et siis ma vähemalt näen sind siin. Ja teised võite ka tulla siis selliselt väikselt ja siia kõrvale, siis tulete niimoodi. Kui ma panen need chatisid ka eest ära, siis ta tuleb selliselt. Ehk siis siuke väike, meid pildikesi tuleb siia juurde, kui otsustab veel keegi tulla. Igatahes see link on siis kommentaaris, vabalt tule ja jaga ennast ja siis vaata, mis saab. Mul oli korraga mõte, et läheks üldse teeks Zoomis, aga kuna ma juba läbi restreami selle lõin, siis on nii. Katrin kirjutab, et mul pole kaamerat, siis on nii, siis ei ole sellega midagi teha. Ma jätan selle siia praegu natukeseks ette, et tulge siis siia, kes tahab tulla siia kohale. Aga mis meil siis täna toimuma hakkab? Enne veel ma alustasin, ma tegin juunis sellise ägeda väljakutse, koguda kokku raha, et saaks alustada Spellbreakeri väljaõppega või siis eesti keeles siis loitsumurdja. Ma täna räägin ka nendest loitsudest natukene ja siis nagu selle jaoks siis tegin ühisrahastuse teema kogumise ja jagasin ka siis palju selliseid videoid, tegime ühe teekonna läbi ja see teekond on juba alanud nagu päris ägedalt, et mul on väga palju avardumisi olnud, taipamisi olnud ja viimased 3 päeva on eriti võimsad olnud, et eile hommikul maandus üks väga võimas asi ja arvatavasti sellest mul on siin hunnik mingisugune lappe kõrval, mul nina jookseb niimoodi tatti, et mingisugused asjad on siin korralikult igatahes liikvele läinud ja eks vaatame, mis meil täna siis sellest üldse välja tuleb. Aga ma annan endast parima ja tuleb see, mis täpselt parajasti tuleb. Ja see grupp siis, kuhu siis inimesed said liituda, kes siis toetasid minu teekonda vähemalt 50 euroga, seal on ka siuke korralik
nii-öelda jagamine olnud, et eesmärk oli see, et ma teen nädalas 1 laivi, aga nüüd see viimane nädal on küll juba 3 laivi vist olnud minu eest, sest neid taipamisi ja jagamisi tuleb nii palju. Ja olekski äge, kes on seal samas grupis, võiksite jagada, kui palju te praegu nüüd, me oleme 2 nädalat olnud sellel teekonnal minu eest, kui palju te praegu juba olete sealt saanud nagu enda jaoks midagi. Ma tean, et Dagmar on seal grupis aktiivne olnud, et kes on seal olnud aktiivne, et jagage täitsa, mis on teist nagu toimunud ja kas te olete sealt midagi saanud. Ja mina siit lähen siis vaikselt edasi selle tänase teema juurde. Ja täna siis kõigepealt sellised lahedad küsimused teile, mõtle minuga kaasa. Kas on võimalik, et me kiirustame kogu aeg, ehk siis me ajame kogu aeg taga nagu järgmist hetke ja muudkui paneme ennast nagu tegutsema, et põgeneda praegusest hetkest, kuna alateadvuses on kuskil uskumus, et siin ja praegu pole turvaline olla. Et miks me nagu ei suuda olla lihtsalt üksi, täiesti mitte ühegi siis mingisuguse stimulandita väljaspoolt, vaid alati peame kas kõravama telefoni, võtma raamatu kätte, mis iganes on, et kogu aeg peame tegutsema. Et me vaatame sellele küsimusele täna vastust. Ja siis teine, mis on veel võib-olla nagu absurdsem, kas on võimalik, et kui me keskendume rohkema raha loomisele, eeldades, et see lahendab mingisugused mured või probleemid ära, siis me kaevame tegelikult ennast järjest sügavasse auku. Ja sellele vaatame ka täna siis otsa. Mul on 16 inimest laivis vaatamas ja kommentaari on tulnud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inimeselt. Kes te kõik ülejäänud seal olete? Kes te seal salavaatajad ja kuulajad olete? Endast märku ei anna. Üks julge tuli vähemalt siia eetrisse ka. Ja kui sa saad samamoodi tulla siia kaasa, siis seesama link, mis siin ekraani peal on, sa leiad kommentaarides ka. Ja Pirja kirjutabki siin just, et täna avastasin, raha on ka stimulant, raha annab samamoodi hetkeks turvatunde. Jutt, sellesse me sukeldumegi täna sisse. Et need on asjad, mis jooksid mul kokku nagu paika, loksid paika, ütleme nii, ja siis me käime täna kõik koos läbi ka. Ja tänane kohtumine, nii keegi läks juba ära, hakkas kartma. Et tänane kohtumine võib olla siis totaalselt elumuutev, kui sa seda lubad ja kohal oled. Eks minu soe soovitus on see, et kui vähegi võimalik, lükka kõik segajad välja, tule täielikult kohale, istu, kuula ja ole siin ja praegu. Ja teemad, mida me täna siis läbi käime, on siis miks me kiirustame ja otsime pidevalt mingeid tegevusi, siis kuidas lõpetada hirmus elamine ja vabaneda praktiliselt kõikidest mittesoovitud emotsioonidest ja kogemustest. Ja miks, kui me hakkame oma soove täide viima, tuleb justkui järjest takistusi ette. Miks on nii? Ja see tänane ei ole lihtsalt jagamine, see on protsess, see on rännak sinu tõelisse olemusse. Eks ma aitan täna sul jõuda kohta, kus sa oled võimeline võtma 100% vastutuse oma elu eest. Ja hakkakski tänast nii-öelda rännakut pihta kohetulekuga, hingamisega, kes on juba selle 5 taseme hingamisega kursis, siis juba teate, ja kes ei ole, siis ma juhendan rahulikult siit. Ma panen siia võib-olla mingi muusika ka meile taustaks. Võtan, kas ma leian siit? Leia omale mõnus istumine, jälgi, et su selg oleks võimalikult sirge, kui võimalik hoia oma põlved ka nagu puuslest madalamalt, et see puus oleks hästi lahti ja su kõht saaks täiesti vabalt liikuda. Ja siis, kui oled valmis, võid sulgeda silmad, aga ei pea, soovitan. Ja tule oma tähelepanuga lihtsalt oma hingamise juurde. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja siis, kui oled valmis, võid sulgeda silmad, aga ei pea, soovitan. Ja tule oma tähelepanuga lihtsalt oma hingamise juurde. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õhk liigub nina kaudu sisse ja lase see siis suu kaudu välja. Ja märka seda, et kuidas õ
nina kaudu sisse, suu kaudu välja. Lihtsalt teadvusta seda praegu. Ja nüüd ma soovin, et sa viiksid selle sisse-välja hingamise natukene pikemaks ja aeglasemaks. Ehk siis hingad natuke rohkem sisse, kui sa muidu hingad. Ja kui on välja hingatud, siis sa natuke pikendad seda ja hingad siis natuke rohkem välja. Ehk siis nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Nüüd ma soovin, et sa võtaksid ära pausid nii peale sisse hingamist kui välja hingamist. Ehk siis kui sa hingad sisse, oled lõpetanud, siis peale seda hinga kohe välja. Ja kui oled välja hingamise lõpetanud, siis sujuvalt mine sisse hingamise juurde. Järgmisena ma soovin, et sa võtaksid ära sealt nii-öelda mingisugused ka sellised katkendid, et ta muutuks kõik ühtlaseks liikumiseks. Et kui sa välja hingad, on ju, hästi sujuvalt läheb sisse hingamise peale ja sisse ja välja hingamine muutub ka sama pikkuseks enam-vähem. Ja viimasena too ka väike naeratus oma suule. Eks tervita seda mõnusat õhku naeratusega. Suu kaudu, nina kaudu sisse, naeratus suul, tunne, kuidas õhk liigub läbi ninasõõrmete sisse, kõhtu ilusti, ehk siis jälgi ka, et sa hingad läbi kõhu, on ju, et siis kõht paisub kõigepealt ja õlad üldse ei liigu, rindkere ka põhimõtteliselt ei liigu, et liigub ainult kõht. Kõht paisub ja kõht läheb tühjaks. Kõht paisub ja läheb tühjaks. Ja sa võid täitsa käe kõhu peale panna ka, et sa tunned, kuidas su käsi liigub. Niimoodi sa annad oma diafragmale rohkem ruumi, see diafragma suureneb siin ja siis kopsud saavad hästi suureneda, laieneda ja sa saad palju rohkem seda hapnikku. Sest et õhk on see, mida meie keha tegelikult kõige rohkem vajab. Mitte vesi, mitte toit, mitte miski muu. Proovi olla 5 minutit ilma õhuta, vaata, kas sa saad hakkama. Eks pakume kehale seda, mida ta kõige rohkem tegelikult vajab. Ja kui sul ei ole veel silmad kinni, siis pane nüüd silmad kinni. Ja jätka hingamist. Ja ma soovin, et sa tuleksid oma tähelepanuga oma kehasse. Ehk siis tunneta lihtsalt oma keha kui tervikut. Taju, kus kohas su keha nagu lõpeb, missuguse kujuga su keha on. Kus lõpevad su keha piirid? Ja kujuta nüüd ette, kui sa poleks kunagi oma keha näinud, siis milline su keha on läbi tunnetuse ainult? Kuidas sa oma keha tajud, kui sa ei ole seda kunagi näinud? Ehk siis taju lihtsalt keha piire, ilma et sa tooksid pildi sellest, mida sa mäletad, milline su keha on. Ja nüüd ma soovin, et sa tunnetaksid nahka ja täiesti viia oma tähelepanu selle keha välispiiridesse. Võid tuua käete peale, kus käte nahk on, jalgadel, rindkere, selg. Ja kas on võimalik, et sa tunned oma nahka ka väljaspoolt? Taju seda.
kas sa oled võimeline tundma tegelikult oma keha justkui väljaspoolt? Ehk siis taju, kust kohas sa tegelikult seda nahka tunned. Kas naha seespoolt või naha väljaspoolt? Eks see on juba märk sellest, et sa ei ole ainult see keha, sa oled midagi enamat. Sest sa tajud rohkem, kui su keha on, lihtsalt. Ja jätka hingamist ja tule minuga kaasa. Sest ainuüksi see, kuhu me nüüd sinuga sukeldume sisse, võib muuta sinu maailmavaadet ja anda täiesti uue kogemuse. Kas sa nõustud minuga, et samal ajal jätka ära vasta siia chati kuskile, on ju? Vaid lihtsalt vasta, sa võid teha seda häälega, sest siis maandub see kehasse paremini, et kui ma küsin sinu käest küsimusi, sa võid vastata häälega, sest siis maandub see kehasse paremini. Kas sa nõustud, et sa praegu koged midagi? Olgu see siis näiteks see minu hääl, sa kuuled, sa silmade taga võib-olla, kui silmad on kinni, sa näed ikkagi mingid varjundeid, sa tunned keha, sa tunned tagumiku all istet, sa tunned, kuidas õhk liigub ninast sisse, suust välja. Ehk siis sa koged. Nõustud minuga. Nüüd ma soovin, et sa annaksid endast parima ja lõpetad kogemise, kui ma loen 0. 3, 2, 1 ja lõpeta kogemine. Lõpeta igasugune kogemine. Lõpeta. Anna endast parim. Kas on võimalik, et sa ei ole võimeline tegelikult seda kogemust lõpetama? Ja isegi kui me ütleme need, aga ma panen köie kaela ja tapan ennast ära nii-öelda, panen toru omal püssitoru suhu ja lasen omale kuuli pähe, on ju, eks ma lõpetan kogemise. Selle kohta on hästi lahe ütlus, kuskilt sealt Aasia poolt on tuld, et kui kärbes lüüa lendamise pealt maha, lihtsalt ühe hetkega, siis kärbes ei saa aru, et teda maha löödi, ta jätkab samamoodi lendamist. Lihtsalt teises tasandil. Eks me ei lõpeta kogemist kui sellist. Me ei tunne enam seda keha, aga kogemine jääb edasi. Eks kas sa nõustud, et me kogeme? Ja sa nõustud, et see kogemine on jätkuv. Seda ei saa lõpetada. Ja nüüd, kas sa nõustud, et selle kogemuse juures on see, et ma eelistan mingid kogemusi ja ma ei soovi mingid kogemusi? Nõustud minuga. Ehk siis me kogeme, see kogemine on jätkuv, ja me eelistame midagi ja me ei eelista midagi. Kas on võimalik, et see ongi kõik, mida sa saad tegelikult teada päriselt siin ja praegu? Ja kõik muu on tegelikult lihtsalt üks jama, mida sa oled kuskilt kaasa võtnud. Ma küsin sellise küsimuse ja sa võid enda peas hakata siis vaatama, mis sul üles tuleb. Kes sa oled? Kelleks sa ennast nimetad? Inimene, see keha, hing, vaim, energia. Kes sa oled? Mis rollid sa oled omaks võtnud? Nüüd küsimus see, et kus sa võtsid selle kõik? Kus sa võtsid selle info, et sa oled inimene või et sa oled see keha, mis iganes? Järgmine küsimus sulle. Kus sa oled? Nagu suures pildis. Ma olen maa peal, maa keerleb ümber päikese ja nii edasi. Ma olen siin toas ruumis, kus iganes sa oled, on ju. Kus sa võtsid selle info, kus me tegelikult nagu eksisteerime? Kust see info pärit on? Või siis kust me tulime? Kust inimesed pärit on? Kas me oleme tulnud ahvist näiteks?
kas me oleme mingisuguse tulnukate mingi ristsugutis, oleme kuidagi siia maa peale toodud. Mis iganes asjad need on, mida me usume, et kust me tulime, siis küsimus on see, et kust sa võtsid selle? Või siis mis juhtub peale surma meiega? Mis on elu eesmärk? Mida sa siin üldse teed? Kust sa selle kõik võtsid? Kas on võimalik, et sa võtsid selle samamoodi inimestelt, kes samamoodi lihtsalt kogevad? See kogemus on neil jätkuv, nad teavad, mida nad eelistavad ja nad on võtnud selle teadmise, et mis on mis, omakorda inimestelt, kes on kogemas siin kogemust. Eks kus see info kõik pärit on, mida sa oled võtnud endale? Ja järgmine küsimus näiteks, mida sa tegelikult sisse hingad? Millest õhk koosneb? Aatomid on ju, molekulid, millest molekulid ja aatomid koosnevad? Ja kus see info kõik pärit on? Ja lähme siit edasi, eks, kas sa nõustud, et see, mida ma praegu küsin, sa ei saa seda tegelikult tõestada 100%. Nõustud sa minuga? See info on lihtsalt pärit kuskilt. Nüüd on minu järgmised küsimused. Kus sa oled võtnud kõik moraalireeglid? Mis on õige, mis on vale? Kuidas peaks, kuidas ei tohiks, kuidas võiks? Kui keegi ütleb nii, kuidas ma pean reageerima vastu? Kui keegi teeb nii, siis mida ma pean vastu ütlema? Mis on viisakus? Mis on käitumisreeglid? Kus sa oled kõik selle võtnud? Mis on halb, mis on hea? Mida tähendab väärtuslik ja mitteväärtuslik? Mida tähendab piisav ja mitte piisav? Mida tähendab hinnaline, mitte hinnaline? Kus sa võtsid kõik selle? Ja küsimus lihtsalt, kas see kõik on tõde? Või see on samamoodi lihtsalt pärit inimestelt, kes tulid siia kogema midagi ja said selle info kuskilt enne neid? Ja siis me lihtsalt räägime edasi, kahtlemata kordagi, et aga kus see info tegelikult pärit on, mis on õige, mis on vale, kuidas peaks, kuidas ei tohiks ja nii edasi. Ja nüüd me elame oma elu nende reeglite järgi, küsimata ja kahtlemata kordagi milleski. Ehk siis, kas on võimalik, et me justkui oleme vangid mingisuguste normide, standardite, hinnangute järgi, ilma ise seda teadmata? Kas on võimalik, et me oleme ise piiranud oma elu vastavalt nendele hinnangutele ja piirangutele, mis me oleme võtnud tõena pähe ja siis oleme hoidnud ennast tagasi, ei ole lubanud ennast väljendada, teha seda, mida me soovime? Sest et sa nõustud minuga, et me oleme siin kogemas midagi. Me kogeme ja me eelistame mingeid kogemusi ja me siis ei soovi nagu mingeid kogemusi. Ja nüüd, kui sa soovid kogeda seda, mida sa tegelikult soovid, kui palju oled sa tegelikult ennast takistanud mitte kogemaks neid, sest sa usud, et see pole, kas on liiga isekas, see pole teisi austav, see on pole õige, mis iganes see on. Kui palju oled sa enda soove maha matnud selle pärast, et kuskil on mingi hinnang, et nii pole õige. Sa oled ikka isekas. Nüüd tuleb üks korralik pirn siit. Hinga samal ajal kogu aeg. Kas on võimalik, et kui sul öeldakse, et sa oled isekas, seda öeldakse selle pärast, et need, kes seda ütlevad, saavad kaitsta enda isekust. Ja selle pärast öeldakse, et sa oled isekas, et nad saaksid ise olla isekad. Et nad saaksid ise rohkem ennast valida, et sa muutusid liiga suureks. Sa tungisid nende kuskile ruumi sisse näiteks. Kuidas praegu juba tunded on?
sa võid silmad kinni jätta, tulla sellega kaasa, sa võid silmad lahti teha, aga ma soovitan sul silmad kinni jätta ja lihtsalt olla, hingata ja mõelda ja ole võimalikult siis jälgi ka seda, et kui sul pea ajub ripakile või käsi tuleb suu ette, siis see on kõik sinu keha kaitse, et sa ei hingaks sügavalt ja me jõuame täna sinna sisse ka, et kus see tuld on üldse ja miks me nagu niimoodi käitume. Ja kuidas hingamine on kõige selle alus. Nii, Pirja juba kommenteerisin, jaa. Üks oli saaratas selle koha pealt, et kuidas juba, kas lähevad mingid asjad juba liikvele. Ehk siis kui suurtes hinnangutes me tegelikult nagu elame ja sellepärast mulle meeldib mõelda, see Matrixi film ongi nagu, see ongi reaalsus, et seal on need agendid, kes meid justkui piiravad, aga siin on need samad uskumused, normid, standardid, mis me oleme võtnud omaks, et me oleme ise loonud need agendid ise endale, et piirata enda elamist. Ja kõik, mis on siis tõde, on ju, sa nõustud minuga, et ainuke, mida sa saad tegelikult tõestada, on see, et sa koged siin ja sa tead, et sa eelistad midagi ja sa tajud, et sa nagu ei soovi midagi. Kõik ülejäänud on kuskilt pärit info. Ja nüüd hakkame vaatama, kus see info kõik pärit on ja kust tulevad need igasugused programmid meil. Eks me vaatame natuke lähemalt, mis asjad on loitsud, kui sa oled mind kuulnud rääkimas sellest, siis alati on hea korrata neid mingeid asju, sest iga kord maandub natukene mingisugune uus kiht. Ma olen ise kuulanud Brianit, siis seda oma mentorit, spellbreakeriks saamisel nagu mingid asju nagu nii mitmeid kordi, iga kord maandub jälle järgmine kiht. Ehk siis loitsud, vaata, mis on loitsud, sest et need on need, mis juhivad meie elu. Ja ma küsin su käest mõned küsimused jälle. Kas sa usud võimalikkusesse, et sina ise lood oma reaalse? Jaa, on ju. Kas sa usud ka võimalikkusesse, et sina ise lood ka kõik selle, mida sa ei soovi? Ehk siis tihti on selles spirituaalses maailmas on see, et kõik on üks ja ma loon kogu oma reaalse, aga kurat, universum paneb mulle mingid takistused ette ja siin tuleb mingisugune väljakutse ja universum paneb mind proovile ja nii edasi. Mis mõttes universum paneb su proovile? Kui sa ütled, et sina ise lood oma reaalse, siis kuidas saab universum sind proovile panna? Siis järelikult midagi selle väite puhul ei pea paika ja sa ei tunnista seda, et sa lood kõik oma kogemused. Ja me jõuame täna sinna ka, kuidas me loome kõik oma kogemused. Kas sinu elus on mingid asjad, mida sa ei soovi, aga mis tulevad muudkui tagasi ja hammustavad põhimõtteliselt sind tagumikust? Et mingid asjad lihtsalt korduvad, millest sa oled juba pikalt soovinud lahti öelda, lahti lasta. Ja ka vastupidi, kas on mingid asjad, mida sa soovid, aga mis ei tule nagu kuidagi moodi lähemale? Ükskõik, mis sa teed, ükskõik, mis sa oled proovinud, need asjad justkui ei tule lähemale. Siis kuidas on võimalik, kui me ise loome kogu oma reaalsuse, siis miks me loome kogemused, mida me ei soovi järjest korduvalt ja korduvalt? Ja miks püsivad mingid asjad meist eemale, mida me tegelikult sooviksime? Kas ei tundu kuidagi veider? Ma ju ise loon oma reaalsuse, aga miks ma loon siis omale kõike seda, mida ma ei taha? Ja miks ma hoian ennast eemalt sellest, mida ma tegelikult soovin? Ja see ongi koht, kus tulevad mängu loitsud. Loitsud jooksutavad meie elu. Ja mis need loitsud on ja kust need tulevad? Juba ema kõhus, ma ei hakka nagu sinna teistesse eludesse minema, et nende tulevad nagu ka programmid igalt poolt kaugemalt kaasa, aga võtame ainult selle siinse praeguse elu, alates siis ema kõhust olemisest. Et kõik kogemused, mida sa siis juba seal ema üsas oled kogenud läbi ema närvisüsteemi, mis tekitab, seal sa niimoodi ei reageerinud, aga võtame selle, kui sa oled juba sealt väljas, kui palju on olnud sinu elus olukordi, kus sa teed midagi ja midagi juhtub, näiteks sa ehmatad, keegi ütleb midagi, kuskilt tuleb midagi valusat ja sul korraks jääb hing kinni, nagu tekib selline väike moment, kus sa
ei hinga normaalselt, tekib siuke ehmatuse moment. Kui palju oled sa selliseid asju kogenud? Kindlasti oled kogenud, et siuke käib kergelt võpatus kehast läbi. Ja kui me võtame väiksed lapsed, on ju, nende jaoks on teinekord ema natukene kurjem hääl juba see, mis tekitab selle võpatuse. Ja see sama võpatus on nüüd hetk, kui see sama väike laps salvestab selle emotsiooni ja ka trauma, mis võib olla täiesti see, et keegi ütles ei lihtsalt. Sa tundsid mingit ebameeldivast, sa tundsid mingisugust pettumust millegi suhtes. Sul oli mingi mänguasi, millega said, nii äge, ja siis see võeti sul käest ära ja see tekitas sulle trauma, näed, ma ei saa mängida oma asju või sul keelati tegemast midagi, mida sa tegelikult tahtsid. Ja see loob sulle programmi või tähendab selle trauma. Ehk siis on emotsioon, on see kogemus, see trauma ja järeldus, mida sa teed. Toon lihtsalt mõned näited, sest et neid spelle on kokku siis 5 tükki, mis meil lapsepõlvest tulevad. Ja ma käin need kiiresti üle ka hästi põgusalt ja me sukeldume täna siis ühte sisse ja siis ka veel ühte siis master spelli või siis meister loitsu. Et pole turvaline olla. See tähendab seda, et pole turvaline eksisteerida siin maailmas. Kui palju on olnud sinul olukordi, kus sa tunned olevat ohtu oma elule? Kui palju on sul väiksena olnud neid olukordi? Sest väiksena sa hindad reaalsust hoopis teistmoodi ja ema kõhus olles näiteks, kui ema mõtleb, et ma ei tea, kas ma saan hakkama selle lapsega. Äkki ma ei saa hakkama või siis on vägivaldne isa või mingisugune karjumine on. Sul on kohe see, et on ohtlik. Esimene spell. Teine on see, et pole turvaline olla mina. Ehk siis kui sa tuled sealt ema üsast välja, õed-vennad saavad midagi, kas saavad rohkem tähelepanu, neil lubatakse näiteks kui vanemad on ju, neil lubatakse midagi, mida sulle ei lubata, siis kui on väiksem noorem on ju, tema saab rohkem tähelepanu, ehk siis pole turvaline olla mina, ma pean olema keegi teine, et saada seda, mida ma tahan. Kolmas on see, et pole turvaline soovida. Pole turvaline tahta ja vajada. Mõtle, kui sa olid väike beebi, sa sõltusid täielikult oma vanematest. Ja kui sul oli kõht tühi, sa tegid häält, kas iga kord tuli ema rõõmsa näoga pani sulle tissi suhu? Okei, esimene kord tegi seda, teine kord. Ja siis, kui sa 3. korda öösel näiteks ema üles sajad nutuga, mis sa arvad, missuguse reageeringuga ta sealt unesega sealt tuleb? No kurat, ma alles andsin sulle süüa, sa said alles. Ja programm pole turvaline soovida, tahta, vajada. 4. pole turvaline liikuda oma soovide poole, tegutseda soovide nivel. Sa hakkasid ringi roomama, leidsid midagi ägedat, leidsid isa mingisuguse kalli kella näiteks või tööriista, mis võib kergelt katki minna. Sinu jaoks on see nii põnev, isa seda näeb, pane käest ära! Ja sul käib ehmatus ja jälle salvestad endale selle, teed järelduse, näed, pole turvaline oma soovide poole liikuda. Pole turvaline küsida, kui palju on sinu küsimisi tehtud see, et hullu oled peast või sa arvad, mul raha kasvab puu otsas või alles said või. Ja viimane spell on kõige ägedam nendest, on see, et pole turvaline saada, mida sa tahad. See kõlab nii veidralt, aga tule minuga kaasa ja hinga. Kas on olnud sul olukordi, isegi kui sa ei mäleta, on olnud sul olukordi, kus sa oled midagi saanud ja selle käigus on tekkinud pettumus näiteks. Olid väike laps, nägid reklaamist mingit mänguasja, mis lubas igasugused asju, et näed, kõik vaatavad sind alt üles ja kiidavad sind ja märkavad sind ja nii edasi, et sa oled nagu ilge tegija. Ja sa saad selle kingi kätte jõulupakina kuskil, vaatad, siin ongi see kingitus, saad selle kätte, natuke aega mängid, vaatad, keegi tee väljagi sust. Kõik on oma mänguasjadega ja sind valdab pettumus. Mind peteti, nad lubasid, et kõik märkavad, kõik tulevad minuga mängima, kui mul on see. Või siis on see, et sa said mingisuguse jamaga hakkama ja vanemad võtavad sul selle käest ära. Või siis on see, et sa said selle mänguasja, nüüd ma saan sõbra juurde kaasa võtta selle. Ja siis ema ise ütleb, ei, sa ei võta seda kuskile. No mille pärast ma seda mänguasja siis tahtsin?
kui palju on olnud sul seda, kus sa oled saanud, mida sa oled soovinud ja sellega on kaasnev mingisugune valu, pettumus, paneb sulle vastu pead keegi, kuule, ma tahan ka mängida ja võetakse käest ära sul. Ja need on need hetked, mis loovad meil need samad programmid ja järeldused, ehk siis loitsud, mis nüüd jooksutavad kogu meie elu. Et kui sul on näiteks, ongi mingisugune selline loits sees jooksmas, et pole turvaline saada seda, mida sa tahad, siis kas on võimalik, et see sina väiksena, omandades selle loitsu, nüüd hoiad ennast mis iganes viisil saavutamast tegelikult seda, mida sa soovid. Sest sa usud, et sellega kaasneb mingisugune valu, pettumus, kurbus, mis iganes. Kas on võimalik, et sina kui väikse lapsena sa kogesid neid kogemusi, tegid otsuse, ma parem ei tahagi seda midagi, sest et sellega kaasneb kannatus, sellega kaasnevad need emotsioonid, mida ma ei taha kogeda. Kas on see võimalik? Ja nüüd ma imestan, miks mul korduvad mingid asjad, mida ma ei soovi, miks ma ei saa seda, mida ma soovin. Ja kui sina oled tegelikkuses piiritu olend, kes on tulnud siia kogemust, siis sama hinge kinni hoidmine, kui sa korraks hoiad hinge kinni, siis see energia, sinu piiritu lõput energia salvestub ja talletub emotsioonina sinu kehasse. Et su energia jääb nagu lukku emotsioonina sinu kehasse. Ja see ongi nagu väike laps. Kui palju on sul olnud näiteks olukordi, kus sa käitud kuidagi lapselikult või midagi ütled pärast mõtled, kus selline käitumine tuli või kus selline sõna välja tuli või kus see on? Need on need väiksed lapsed, kes on sinu sees, kes on jäänud emotsioonidega kinni, sest nad ei ole neid emotsioone lõpuni tundnud. Ja kui me jõudsime juba emotsioonide juurde, siis me jõuame siit ka selle meister siis selle kõige suurema loitsu juurde, master spell. Kui hästi tervitati sinu emotsioone, kui sa olid väike? Toon näite sellest, et kui sa said haiget ja nutsid, sul oli kurb, sul oli valus. Kas kõik sõbrad tulid kohe, popu, kus sul on? Või oli see, et keegi naeris, keegi tegi haiget ja naeris sinu peale? Kas on võimalik nüüd, et kui sa tundsid seda kurbust, seda valu enda sees ja keegi naeris samal ajal, kas või ühe korra elus ainult kogesid midagi sellist, kas on võimalik, et sa tegid otsuse, ma ei taha enam kurbust tunda, välja näidata, sest muidu ma satun naerualuseks, minu üle naerdakse, mulle tehtakse veel rohkem haiget. Või näiteks, kui sa julgesid välja näidata viha, kas su vanemad lasid lahulikult sul vihastada või oli see kuulus küsimus? Mis sul viga on? Rahune maha nüüd, mis sul viga on? Ja mõtle nüüd lapsena, kui sinu käest küsitakse, mis sul viga on ja sa koged samal ajal mingit emotsiooni. Kas on võimalik, et sa teed selle emotsioonid valeks, sest sul on kogu aeg öeldud, et see oleks kui viga? Sest mis sul viga on, kui sa koged mingit emotsiooni? Ja nüüd sa teedki kõik oma emotsioonid valeks, sest et see oleks just kui mingi viga. Kas see on niisugune asi võimalik, et sa tegid sellise otsuse? Või näiteks hirm. Sa tundsid millegi ees hirmu ja vanemad, lootes, et teevad sulle midagi head, sundisid sind minema läbi selle hirmu, kuulamata seda, et sa tegelikult kardad ja sundisid sind tegema lihtsalt. Ja siis jälle, ma pigem ei näita üldse hirmu välja. Ma peidan selle hirmu enda sisse, sest mulle tehakse muidu haiget. Ja kas on võimalik, et sina väiksena otsustasid, et emotsioonide tundmine pole üldse turvaline ja ma parem ei näita neid üldse välja? Kas on see võimalik? Ja kuidas nüüd me oleme need emotsioonid siis nii-öelda lukku pannud või kuidas me väldime emotsioonide tundmist?
ja see on siis, ütleks, meie inimestena kõige enim siis harjutatud oskus, mida me kõige rohkem oleme lihvinud, on emotsioonide mittetundmine. Me oleme selleks pannud kõige rohkem aega, et õppida ära, kuidas emotsioone mitte tunda. Ja 2 viisi on siis kõige paremat, on siis hingamine, mitte hingamine, ehk siis pinnapealne hingamine, et me annaks kehale piisavat hapnikku, et ta tunneks ennast turvaliselt ja saaks hakata neid emotsioone välja siis vabastama. Ja teine on tunnetest mõtlemine. Ja me jõuamegi sinna kohe varsti, et siit me hakkame minema sisse nendesse teemadesse. Ehk siis 2 viisi, kuidas me matame oma emotsioone, et me hingame pinnapealselt või katkendlikult ja mitte sügavalt. Ja teine, me mõtleme emotsioonidest. Ja ma jõuan sinna siis selle, kuidas me seda teeme. Aga lähme selle esimese spelli juurde, et vaatame seda natuke sügavalt. Ma jagan siis oma taipamist, mis eile maandus mul väga võimsalt. Ma jagasin seda ka siis meie selles grupis, mis avas väga paljudel väga huvitavaid kihte. Eks esimene spell on see, et pole turvaline olla. Nüüd on minu küsimus see, et miks me kiirustame ja ei suuda kuidagi olla siin ja praegu? Miks me kogu aeg planeerime midagi, isegi kui me näiteks mängime lastega või oleme kuskil, kus meil meeldib olla, me mõtleme juba järgmisest asjast kuskil tulevikus. Miks me ei suuda lihtsalt püsida paigal ja olla siin ja praegu? Ja küsimus siit ka sulle, kuidas sinul näiteks täiesti üksi olemisega on, kus sa mitte midagi ei tee? Mõne jaoks on see väga loomulik olek, aga enamus inimesi väldib seda. Ja nüüd ma jõuangi selleni, miks me seda ei tee. Ja esimene spell ongi see, et pole turvaline olla. Ja ma jagan nüüd oma kogemust, kuidas siis minul see maandus. Et mul oli üleeile õhtul oli spell break, ehk siis loitsu murdmine ühe inimesega, kes siis õppis ja mina olin tema siis eksami jaoks siis tema nii-öelda näidisklient. Ja ma tõin sellise teema fookuse, et miks ma pidevalt otsin vigu kuskil. Sa võid vaadata ka, kui palju sina tunned ennast ära selles, sest ma usun, et see on väga levinud. Mida personaalsem on teema, mida me usume, et mida personaalsem on, seda universaalsem see tegelikult on. Ja ma soovitan sul hingata ja olla täielikult kohal ja kuulata. Et miks me otsime kogu aeg vigu? Isegi kui toimuvad muutused, siis need justkui ei ole piisavalt kiired ja tekib kannatamatus. Ja miks ma ise justkui loon pidevalt seda, mida ma tegelikult ei soovi, keskenduses kogu aeg sellele, mida ma ei taha. Näe, see asi ei ole ju piisavalt kiiresti muutusse läinud, see asi on ikka veel muutuses minemata. Ja siis muudkui keskendud sellele. Ja kuigi mingi teema võib-olla ongi saanud lahendatud, siis ma otsin ikkagi tõestust sellest, et see ei ole muutusse läinud. Ja siis selle teema me võtsime ülesse ja peale esimest emotsioonide lahustamist võtsime siis uuesti ette küsimuse, et me läksime sinna tunnetesse sisse, et mis mu kehas toimub ja võtsime üles uuesti selle küsimuse, et miks ma kiirustan ja olen kannatamatu, kui asjad piisavalt kiiresti ei muutu. Ja kogu järgneva avas järgmine küsimus, et mis siit edasi sai siis. Ta küsis mu käest, et kas on võimalik, et väike Armin usub, et tal on vaja asjad kiiresti valmis saada. Ja ma selle peale, mul oli kohe, käis nagu puff, et väike Armin tahabki kiiresti valmis saada. Nüüd on küsimus, miks? Ja mul tuli tunne nagu jagada seda, et mida ma olen siin vahepeal ka jaganud oma seinal ja seal grupis, et lapsepõlves nagu spellid, kust paljud tulid, olid see, et minu soovi ei arvestatud, et mind ei märgata, minu soovi ei arvestada, sest et väiksena
ma ei saanud kunagi praktiliselt seda, mida ma soovisin. Ja see sama lause pani nüüd väga võimsale avardumiste seeriale siis ja vabanemisele aluse. Ma ei mäleta täpselt neid küsimusi, mis sealt tulid, aga see läks edasi midagi selliselt. Et ta küsis, on ju, et aga kas on võimalik, et sa lihtsalt arvasid sina hingamut kogu aeg sügavale kõhtu ja võid mõelda ka kõik need olukordade peale, kus sa väiksena tundsid, et sa ei saanud seda, mida sa tahtsid. Kas on võimalik, et sa lihtsalt arvasid, et sa ei saanud seda, mida sa soovisid? Kas on võimalik, et sa tegelikult said, mida sa tahtsid, aga sa ei osanud seda lihtsalt märgata? Sest et kui meil on kinnised ma tahan midagi sellist, on ju, ja me saime selle asemel midagi muud, me lihtsalt ei märganud seda. Kas on võimalik, et sa said tegelikult alati seda, mida sa tahtsid? Ja minul selle koha peal käis nagu puh. Ja mul hakkasid enda sees järgmised mõtted tulema. Kui mina olen see, kes on loonud kõik enda kogemused, oma reaalsuse, siis miks ma peaks endale kunagi üldse andma kogemusi, mida ma tegelikult ei taha või ei vaja? Miks ma peaks seda tegema, kui mina loon kõik, mis on minu elus? Ja see ongi see, et mina ise lõingi kõik need olukorrad, kus pealt näha justkui ei saanud seda, mida tahtsin. Aga tegelikkuses ma olin loonud kõik. Kui mina olen loonud kõik, siis ma lõin omale ka alati selle, mida ma tahtsin ja vajasin. Ja see avas minu jaoks nagu väga mõnusa kerguse. Et kõik, kus ma olen millestki nagu ilma jäänud, ma tegelikult olen arvanud, et ma olen ilma jäänud ja ma olen ise selle loonud, et ma saaksin midagi muud, mis kas aitaks mul kasvada, mis oleks mulle vajalik või mis iganes. Ja see kergus, mis sisse tuli, see on märk sellest, et see on tegelikult tõde. Sest iga kord, kui sa ütled midagi, mis tekitab sul raskust, on sinu jaoks mitte tõde. Ja järgmine päev läks edasi, nüüd ma jõuan selle tuumani ka, mida siin ma vaatan Ester ka juba jagas, et alles mõne päevad tagasi tegelesin sellega, et ei pea kogu aeg midagi tegema, sest mul tekitas täiesti mitte midagi tegemine ärevust. Ma soovitan praegu lihtsalt hingata ja olla kohal ja pärast saate jagada oma mõtteid ka. Eks järgmine päev ma võtsin ette ühe Briani protsessi, on siis Sukhavati, mis on selline aeglustamine, reaalsuse aeglustamine, et sa võtad nagu vajutad nuppu ja reaalsus aeglustub justkui kui sa oled videoid näiteks või helisõnumeid kuulanud kiirendusega, siis on võimalik neid ka aeglasemalt kuulata. Eks seal saab siis aeglustada. Aga seal ta tõi üles ühe mõtte, mida ta on viimasel ajal nüüd jaganud ja mis on nagu üli täpselt kirjeldab meie inimeseks olemist. On see, et me pingutame kõigest väest iga hinnaga, et põgeneda praegusest hetkest, lootes, et järgmine hetk on kuidagi moodi parem. Me usume, et tulevikus on millegi pärast parem kui täna. Ja ma siis hakkasingi küsima, et miks ma siis põgenen? Sest et mul on olnud nii palju neid olukordi, kus isegi kui ma olen mingis meeldivas tegevuses, siis ma justkui tahan, et see jõuaks kiiresti lõppu, et saaks see lõppkulminatsiooni kätte. Mitte ei oska nautida seda, mis just praegusel hetkel on. Ehk siis kogu aeg olen soovinud, et mingi asi saaks kiiresti valmis, saaks kiiresti lõpetatud, et saaks hakata järgmise asjaga tegelema. Kui palju tunned sina ennast siin ära näiteks? Et sa pidevalt mõtled, et saaks selle asja valmis, saaks järgmist asja. Või siis nagu isegi mitte järgmist asja teha, vaid saaks näiteks puhata või mis iganes. Ja siis, kui su puhkus tuleb kätte, siis sa leiad uue tegevuse, näed, et ma hakkan seda tegema ja siis muudkui niimoodi leiad alati kogu aeg järgmise asja.
Ehk siis eeldades kogu aeg see, et kuskil tulevikus on midagi paremat. Ja selle kohta ma tooks ühe ägeda näite oma elust. Ma jalutasin rongi siis raudtee ääres, jalutasin ja nägin rongi mööda sõitmas. See oli minust talvine aeg. Ja tuled nagu rongis põlesid, siis ma nägin inimesi seal rongis, kes istus, luges raamatut, kes vestles seal omavahel. Siis ma vaatasin, nii äge oleks seal rongiga sõita ja raamatut lugeda ja nii edasi. Ja mõned päevad hiljem ma sõitsin rongis ja nägin inimesi ilusa ilmaga väljas, talv oli, aga jalutasid seal lumes oleks väga äge kõndida, nii lahe. Ja siis mul käis nagu, kuule tüüp, sa olid õues, sa soovisid olla rongis, nüüd sa oled rongis ja soovid olla õues. Et see on ehe märk sellest, kuidas kuskil mujal on alati parem. Ja nüüd, kui ma esitasin selle küsimuse, et miks ma siis teen seda kogu aeg, miks ma ei taha olla siin ja praegu? Ja siis jooksid lapsepõlvest pildid läbi. Ma ei teadnud mitte kunagi, mis hetkel mulle järgmine laks tuleb. Kas ma tegin mingisuguse lollusega, sain hakkama, näiteks ajasin midagi kodus sassi, sest mu ema oli pedant, perfektsionist, kõik pidi olema täpne ja talle meeldis alati karjudega midagi paigast ära oli, et mänguhoos kuskil ajasin midagi sassi ja kuskilt tuli jälle. Või siis mu vend, kes oli vanemus tunduvalt, talle meeldis mind asjadega loopida, ühe korra viskas nuaga mind, ma sain õnneks seest ära, nuga lendas teraga kappi. Ja koolis vägivald. Et siis mitte kunagi ma ei teadnud, millal tuleb järgmine valus hetk. Ja ma mäletan hetki, kus ma lihtsalt soovisin ära siit. Ma tahan siit kodunt ära, ma ei taha siin olla. Ma tahan siit koolist ära. Ma tahan ruttu suureks kasvada, et ma saan ise otsustada enda asju. Ehk siis pole turvaline olla siin ja praegu, sest ma ei tea kunagi, millal ma saan haiget. Kas on võimalik, et sinu lapsepõlves on samamoodi olnud mingid hetki, kus sa lihtsalt oled olnud hetkes ja see hetk on lõppenud valusalt sinu jaoks? Kuskilt ootamatus kohast tuleb mingi valu, mingi asi. Ja kas on võimalik nüüd, et sellest on tekkinud programm, et pole turvaline olla siin ja praegu. Ja sellepärast me tahamegi kogu aeg kuskil ära. Kui palju oled sina soovinud väiksena kuskile mujale ennast? Suureks kasvamist, mingi asi liiguks kiiremini, tuleks see kooli vaheaeg ometi kiiremini. Saaks ometi see kool läbi, saaks ometi see klass läbi, saaks ometi see mingisugune sündmus läbi. Kas sa tahad öelda, et kui sul olid need kogemused ja need ei mõjuta mitte kuidagi siin, täna, siin, praegu? See ei ole võimalik. Aga mis siis, kui selles hetkes olemine on turvaline? Miks on nii? Tule ja kuula hinga. Miks on nii, et siin ja praegu olla on täiega mõnus ja ma tunnen ennast täielikult turvaliselt? Miks on nii, et ma ei pea tegelikult mitte kuskile kiirustama? Miks on nii, et siin ja praegu toimubki kogu loomise maagia ja ma tunnen ennast täielikult elusana siin ja praegu? Miks on nii, et kogu rõõm, õnn ja rahulolu on mul saadaval siin, nüüd ja praegu? Miks on mul nii lihtne olla kohalolus? Miks on kohalolus olemine nii mõnus? Miks ma tunnen ennast nii suurepäraselt, kui ma lihtsalt olen? Ja miks ma tunnen selle kõige juures täielikult usaldust ja turvaliselt?
Need on kvantküsimused, mida saab kasutada, kui sul on mingid asjad, millest sa soovid läbi minna. Keerata need siis miks küsimusteks või kuidas on võimalik, et need on ägedad tööriistad, mida saad kasutada. Aga see sama kõik, mis ma praegu jagasin, kas on võimalik, et see sama võib olla põhjuseks, miks me kiirustame pidevalt ja ei julge ja ei taha ja ei soovi olla siin ja praegu ja ei oska olla, sest me oleme arvanud ja uskunud, et me ei tunne ennast turvaliselt. Ja kui see teadmine nüüd maandub, kas sa saad valida teisiti? Sest kes sind täna karistab, kui sa oled siin ja praegu? Kas on võimalik, et sina, kui olid väike laps ja sa olid oma mänguoos, olid selles hetkes ja siis ema, isa, vanem vend, õde, keegi tegi seda valeks, et kuule, tee nüüd midagi kasulikku ka, mis sa mängid siin kogu aeg? Kas on võimalik, et see sama asi, kui nüüd ema ja isa või kes iganes seda võis öelda, ei ole sinu kõrval, et tunda seda sama emotsiooni ja kinnitada seda uskumust, et pole turvaline olla siin ja praegu, sa karistad end ise, kui sa valid olla kohal ja teha seda, mis sulle päriselt meeldib. Aga nüüd on küsimus, kas sa pead nii jätkama? Kas sa soovid nii jätkata? Sest täna sina ise otsustad oma elu üle. Täna ise valid, mida sina soovid teha. Ja nagu me siin alguses läbi käisime, kust on tulnud kõik need standardid ja normid, et mis on õige, mis on vale, mis on isekas, mis ei ole isekas. Kuidas tunded on? Olete valmis edasi minema? Võtame viimase teema ka ette. Võtate veel vastu ja Raidil on pöial püsti. Väga äge. Teisi julged ei tulnudki meile siia ennast näitama. Ehk siis hinga. Ma arvan, meil läheb mingisugune 15-20 minutit veel. Ma lootsin, ma jõuan tunni ajaga ära, aga tundub, et mitte. Et võtame ette nüüd raha teema. Nagu mäletad, ma ütlesin, et parim viis emotsioone mitte kogeda on siis hingamine lõpetada või emotsioonidest mõtlemine. On nii. Aga siin praegu nüüd, et see kõik saaks ilusti toimida, hinga, hoia selg sirge, pea püsti, näagod sisse, suugadu välja. Ja sellised huvitavad küsimused. Kas emotsioon on võimeline sind tegema praegu katki? Vasta endale kohe niimoodi selgelt. Nagu päris ausalt. Kas ükskõik mis emotsioon, mida sa praegu tunned ja tunneksid, kas see on võimeline sind ära tapma praegu siin olles? Lihtsalt istudes siin turvaliselt oma toolis, kodus või kus iganes sa oled. Sa oled turvalises keskkonnas. Kas emotsioon on võimeline sind katki tegema ja ära tapma? Ei ole. On ju? Ei ole. Ja mäletad, miks me põgeneme praegusest hetkest? Et me põgeneme praegusest hetkest. Kas on võimalik ka see, et me põgeneme praegusest hetkest, et mitte lihtsalt tunda emotsioone, mida me nii paaniliselt kardame?
kas on võimalik, et me sunnime ennast tegevustesse, nii-öelda sunnime, ehk siis leiame omal alati tegevusi, peaasi, et me ei seisaks silmitsi nende emotsioonidega, mida ma ei taha kogeda, sest ma usun, et need on mulle kuidagi moodi kahjulikud ja teevad mind katki. Ma ei tule nendega toime. Minu küsimus nüüd, kelle sees need emotsioonid on? Sinu sees. Kas sinu sees olev emotsioon on võimeline sind katki tegema, kui sa ise selle enda sisse tõmbasid või salvestasid? Sest see on ju sinu sees. Ja kui see on sinu sees, kas emotsioon on suurem kui sina? Ehk kas see emotsioon on tegelikult nii hirmuäratav, kui ta paistab? Ja iga kord, kui me ütleme, nüüd tuleb, hinga nüüd tuleb kohe see, lähme tuumani ka siit kohe. Iga kord, kui me ütleme, et ma tunnen, näiteks ma tunnen kurbust, sest see inimene, näiteks ma kardan, võtame kurbus, et sest see inimene tegi minuga nii. Või ma tunnen viha, sest see inimene käitus nii. Või ma tunnen hirmu, sest mul saab raha otsa. Iga kord, kui me seome oma emotsiooni mingi välise tegevusega, siis see on alateaduse parim taktika emotsiooni mitte tunda. Võtame hirmu, sest hirm on selline kõige, ütleme, levinum. Ja kuna täna on see hirmu teema ka, see raha teema on rohkem nagu hirmuga seotud. Kui sa ütled, et sa tunned hirmu, et näiteks sul ei jätku piisavalt raha, kui sa näiteks tuleb suurem kulutus või mis iganes see on, sa pead rohkem välja käima. Ma arvan, et me kõik oleme kogenud mingil määral rahaga seotud hirme. Või näiteks on raha liiga palju ja siis ma ei oska seda kuskile panna. Mis iganes on. Aga võtame selle, et raha saab otsa või ei jätku piisavalt või ma kardan, mis saab, kui juhtub nii. Kui sa seda ütled, siis millele su aju hakkab keskenduma, et seda hirmu lahustada, vabaneda sellest hirmust? Kus ta hakkab otsima lahendust? Kui ma ütlen, võtame selle, et raha saab otsa või pole piisavalt raha. Ma tunnen hirmu, sest ma kardan, et raha saab otsa. Kui ma ütlen oma ajule midagi sellist, siis siit on loogiline järeldus, et kui mul on rohkem raha, siis see võtab hirmu ära. On nii? Sest ma kardan, et raha saab otsa, järelikult mul on rohkem raha vaja. Nüüd tunneta täiesti keha tasandil, mis iganes viisil sul siis need hirmud on, ja mõtle selle kogemuse peale, näiteks raha koguse peale. Kas on olemas mingit kogust raha üldse, mida sa saaksid omada, kui sa ei tunneks üldse hirmu raha suhtes? Kas sa oled võimeline omama sellist kogust raha, nagu, või tähendab, kas sa oled võimeline mitte tundma hirmu, kui sul on mingisugune kogus raha? Kas on olemas sellist kogust raha, kus sa enam ei tunneks absoluutselt mitte mingisugust hirmu rahaga seoses? See vastus on vist ei, on nii? Nüüd järgmine küsimus. Kas sa oled siis võimeline üldse rahale keskendudes eemaldama oma hirmu, mis pani sind raha rohkem looma? Kas on võimalik, et see, et kui sa usud, et raha saab otsa ja sa tunned hirmu selle pärast, kas on võimalik, et sa jäädki tegelikult raha taga ajama põhimõtteliselt elu lõpuni? Sul on miljonid juba pangakontol ja sa tunned ikka, et sul pole veel piisavalt. Või see on see, et äkki ma jään ilma, äkki varastatakse ära, mul on ikka rohkem vaja, äkki ma jään ilma kuskil mingist investeeringutest, asjadest.
kas sa oled võimeline üldse mingisugusel viisil keskendudes rahale lahendama oma hirmu? Ei ole, on ju, ei ole. Järgmine küsimus, kas on võimalik, et see hirm oli sinu sees juba enne, kui sa üldse rahast teadlikuks said? Ehk siis, kas on võimalik, et see rahapuudus ei tekitanud mitte seda hirmu, vaid see hirm oli juba sinu sees ja rahapuudus lihtsalt tõi selle esile? Ja nüüd sa keskendud raha loomisele, lükates kõrvale selle emotsiooni. Ja kui me läheme tagasi loitsude juurde, siis emotsioonid meie kehas on mis? Need on väiksed lapsed, kes ei kogenud seda emotsiooni väiksena lõpuni. Et väike laps tundis kuskil hirmu, et ta jääb näiteks millestki ilma ja ta ei kogenud seda emotsiooni lõpuni. Ja nüüd, mõtle nüüd korraks, tule muga kaasa, see väike laps sinu sees annab sulle emotsiooniga märku, näed, et ma kardan, et raha saab otsa, ma kardan, et ma jään millestki ilma. Ja sina ütled siis väikse lapsele, ole kuss, ma hakkan raha juurde looma. Siis me lahendame ära selle. Eks põhimõtteliselt sa paned oma väiksel lapselt suu kinni ja ei märka teda, lükkata kõrvale, siis mida see väike laps tegelikult sinu seest tunneb? Ja siis me imestame, miks meil tekivad ärevushood ja paanikahood. Sest need väiksed lapsed meie sees, neid koguneb sinna aja jooksul, on ju, ja me muudkui eirame ja surume ennast läbi hirmu, teeme asju hirmust sõltumata, lähme lihtsalt hambad ristis läbi kõigest, lahendame selle raha probleemi ära ja loome nii palju raha kui võimalik ja näiteks kui ma kardan kaotada inimest, on ju, et näed, ma kardan kaotada oma last, on ju, toome näite, siis ma teen mida iganes võimalik, et last kaitsta, peaasi, et kuidagi temaga mitte midagi juhtuks. Kas see eemaldab üldse kunagi selle hirmu minu seest, et ma kardan last kaotada? Või mul on elukaasne, näiteks, kellest ma hoian 10 küünega kinni ja siis ma kontrollin teda nii palju kui võimalik. Ma ei luba tal käia mitte kuskil. Ma panen tema messengeridel pokid peale, mis iganes, sest et ma kardan teda kaotada. Kas ma olen võimeline eemaldama läbi selle kontrolli ja massilise siis sellise manipuleerimise selle hirmu enda sees? Ei ole. Ma lihtsalt eiran seda väikest last, kes tahab saada tähelepanu ja märkamist. Ja nüüd, kui ma teda ei märka, ta annab järjest rohkem märku, kui lõpuks see muutubki ärevushäireks, paanikaks ja tulevadki haigused meil. Haigused ei ole mitte midagi muud, kui läbi kogemata emotsioonid, mida me eirame, sest me usume, et välismaailmas probleemide lahendamine elimineerib ära need emotsioonid. Ja sellega teeme omale karuteene, imestame, miks me haigeks jääme. Ja nüüd, kas on võimalik, et kui see hirm ei ole tingitud, on ju, rahaprobleemist, kas on võimalik, et see rahaprobleem või mis iganes muu probleem, mis sul elus on, mille lahendamist sa paaniliselt soovid ja proovid, on tegelikult loodud sinu enda hirmu tulemusel. Sest sul on see emotsioon kehas, lõpuni kogemata. Ehk siis kas on võimalik, ma lähen Raita haigutab siin korralikult, väga äge. Mis iganes teil kehas toimub, lubage sellel toimida ja hinga samal ajal, hinga selle kõige alla muudkui. Ehk siis kas on võimalik, et sinu hirm tegelikult, mis on kehas olnud juba väiksest saadik, on olnud kõik need olukorrad, mida sa ei soovi, et sa märkaksid seda hirmu, mida sa oled nii paaniliselt lükanud alla, sest pole turvaline tunda emotsioone. Ja otsid paaniliselt välisest maailmast lahendust,
kuidas ma saaks nende emotsioonidega tegeleda. Ja kuidas mina olen alati lahendanud siin, ma olen leidnud nii kavala, mu mõistus on leidnud nii kavala viisi, kuidas sellest raha hirmust läbi minna. Alati, kui raha hakkab otsa saama, siis on see, et ma kindlasti loon selle kuskilt, ma usaldan universumit, mina ise loon oma reaalse, järelikult see raha tuleb kuskilt. Ehk siis läbi mõistuse ma vaigistan oma väikse lapse ja rahustan ta nagu maha. Ehk siis ma surun peale põhimõtteliselt oma mõtteid, näed, tegelikult ei ole mitte midagi viga. Kõik on hästi tegelikult. Et sa tunned hirmu lihtsalt ilma põhjuseta. Ehk siis ma eiran väikese lapse soovi. Ja see tahab millepärast praegu siia tulla. Mis on tegelikult armastus? Üks definitsioon armastusest on see, armastus tõuseb, et vastata vajadusele. Ehk siis tõene enesearmastus on see, kui sa kuulad oma väikest last ja tema soove ja vastad tema vajadusele. Ehk siis kui see väike laps tunneb hirmu, siis parim viis ennast armastada on seda hirmule nagu vastu vaadata ja hingata. Sest hingamine ongi see, mis vabastab need emotsioonid. Väiksena sa ei osanud hingata, nüüd sa oskad valida muud moodi. Ja minu küsimus on see, et kui sa tead, et sinu probleemid, välismaailma probleemid, mis iganes see on see suhteprobleem, on see rahaprobleem, on see töökoha probleem, see ei ole seotud välismaailmaga, vaid sinu enda emotsioonide läbi kogemisega, siis mis tunde see sinus tekitab? Kui sa tead, et sinu käes on 100% kontroll lahendada kõik oma niinimetatud probleemid. Sest enda emotsioone sa saad ju alati lahendada. Välist maailma, kas sa suudad kontrollida niimoodi siin nagu kohe sellel praegusel hetkel. Ja see ongi see koht, kus sa saad põhimõtteliselt võtta vastutuse, 100% vastutuse oma elu loomise eest. Sest et sinu enda emotsioonid on loonud kõik, mida sa koged. Ja kui sa neid asju enam ei soovi kogeda, siis lahenda ära need samad triggerid ja emotsioonid, mis loovad sul need olukorrad, mida sa soovid vältida. Ja nüüd viimane, siit lähme siis edasi kohe sellesama siit edasi, et miks meil on üldse need probleemid ja miks meil on need takistused? Jõuame viimase ploki juurde. Et kui me hakkame liikuma oma soovide poole, on ju, siis tee peal on justkui mingid takistused kogu aeg. Tuleb tuttav ette. Hakkad tegutsema, liigud oma soovid, sul on soov teada, sa lähed ja muudkui tuleb üks takistus, teine takistus, kolmas takistus ja nii edasi. Ja siis tekib küsimus, no mida, kas ma teen midagi valesti? Kas universum annab mulle märku, et ma peaks mingi suunda muutuma, mis iganes? Esimene küsimus on sulle see, hinga, kes need takistused sinu tee peale pani? Kas on võimalik, et sa ise panid need takistused oma tee peale? Raidil sai vist telefon tühjaks. Ei saanud, vaatasin pilt kadus ära, telefon, midagi sai tühjaks. Kas on võimalik, et sina ise oled loonud kõik need takistused? Kui jah, siis on küsimus, miks sa need oled sinna pannud? Hea küsimus on ju. Miks ma olen need takistused oma tee peale pannud? Ja me jõuame tagasi nüüd selle sama loitsu siis algpunkti, kuidas loits tekkis. Me kogesime midagi, me salvestasime emotsiooni, me salvestasime järelduse ja selle trauma oma kehasse kui energia kogumi. Me lukustasime oma energia sinna emotsiooni. Nüüd on küsimus, kuidas me selle energia uuesti tagasi saame. Meie piiritu lõputu energia, mida me oleme pannud emotsioonidesse oma kehasse, lukustanud siis lõpututesse, ei ole lõputu, vaid ikkagi nad on piiratud arv, neid emotsioone meil kehas. Ehk siis
me oleme lukustanud oma energia nendesse emotsioonidesse. Nüüd on küsimus, kuidas me selle energia sealt vabastame. Kuidas me saame tagasi selle loomise energia, selle lõputu piiritu energia, kes me tegelikult oleme. Ja see ongi see, miks meil on need takistused. Miks me paneme ette need takistused. Sest et kui me, loodan, et sa hingad seal, näe, Rait, ma panen su tagasi, ja. Ma loodan, et sa hingad seal. Kui me pöörame oma näo, ehk siis me hakkame kas tegutsema, mõtlema või mis iganes, ehk siis me pöörame, suuname oma fookuse selle poole, mida me soovime, tuleb üles kõik, mida me oleme ise pannud enda ja selle soovi vahele. Ja sellel on 2 kihti, aga ma ütlen selle korra uuesti, et see maanduks. Kui me suuname oma fookuse sellele, mida me soovime ja hakkame liikuma sinna poole, siis tuleb üles kõik, mis me oleme ise pannud juba eelnevalt sinna vahele. Minu ja mu soovi vahele. Ja see on 2 kihti, üks on siis see sisemine, ehk siis mõtle mõne omale suurele soovile, mis iganes su suur soov on. Ja mõtle, et sa hakkad selle nimel tegutsema nüüd, täna, kohe, praegu. Nii kui see kõne saab läbi, sa hakkad tegutsema. Sa lülitad kõik muud asjad välja ja sa pühendad ennast täielikult sellele tegevusele, mis aitaks sul selle soovi täita. Mis on sinu esimesed mõtted, mis sellega üles tulevad? On seal mingid kahtluseid? On seal mingid uskumusi? Näiteks kui soovid ettevõtet luua või miljonäriks saada või uut kaasast. Kõik head mehed ja naised on juba võetud, on ju. Ma olen juba nii vana, et kes mind enam tahab. Ehk siis hakkab üles tulema kõik need järeldused ja uskumused, mis sa oled siis omaks võtnud, need lood, kahtlused, need kõik tulevad pinnale, nii kui sa paned fookus sellele, mida sa soovid. Ja need tulevad pinnale nüüd selle pärast, et sa saaksid need lahustada, sest need ongi need sinu sees olevad emotsioonid, kus sul on energia kinni. See on see sisemine. Ja kui sa hakkad tegutsema, siis millegi pärast üks päev läheb täiega pekki, teine päev läheb täiega pekki ja siis on nagu, mis toimub? Miks asjad ei suju? Kas sul tulevad emotsioonid nende asjadega ülesse, kui sa koged neid takistusi? Tulevad emotsioonid üles? Kas on võimalik, et need takistused tulevadki sinu tee peale, et need üles tulevad emotsioonid saaksid lahendatud, et sa saaksid seal oleva lukustunud energia uuesti tagasi endasse, et sa saaksid luua seda, mida sa päriselt soovid. Ja siin on hästi mõnus siuke analoog. Mõtle, et sul on need emotsioonid on sul suures seljakotis, sa lähed matkale, nagu muinasjuttudes on hästi äge see, et antakse sulle mingi võluvilepill, siis mingi võti, mis avab kindla kambri, siis on mingisugune saiatükk, mille sa pead kuskile hiirele andma, ehk siis sulle antakse nagu mingi nõid või võlur annab sulle kaasa täpselt need asjad, mis sul tee peal vaja on. Olete mingit sellist muinasjuttu kuulnud? Et kui sul on täpselt need asjad, mis sul on tee peal vaja. Aga mõtle nüüd, et sul on kaasas emotsioonid, mis on kui energiapurgid või energiakotid või kuidas iganes sa tahad neid nimetada, on energiakogumid, mis avanevad kindla võtmega. Ja see võti ongi seesama takistus, mis on sinu tee peal. Sest et see takistus käivitas sinu sees selle emotsiooni. Ja nüüd, kui sa tuled kohale ja hingad, siis sa avadki selle sama võtmega selle emotsiooni laeka, kus pääseb valla sinu energia, mille sa oled lukustanud sellest samasse emotsiooni. Ehk siis kõik, mis tuleb tee peale ette, mis on just kui takistus, oled sa ise endale pannud sinna, et sa saaksid vabastada kõik selle energia, mille sa oled ise kunagi minevikus lukustanud väikeste minadena oma kehasse. Ja kui sa ei kuula neid, lähed läbi muudku nendest takistusest jõuga ja sa ei kuula oma emotsioone ja ei saa lahusta, siis lõppevadki asjad lõpuks sellega, et me jääme haigeks. Sest meie keha annab meile märku kogu aeg. Väiksed lapsed annavad muudku märku. Ja need samad takistused ongi võti.
kas sa nüüd saad aru, kuidas sa tegelikult lood kogu oma reaalsusega selle, mida sa tegelikult ei taha? Maandus see? Et kõik, mida sa ei taha tegelikult, oled sa ise loonud selle pärast, sest sinu sees on need emotsioonid, mis on nagu seotud selle sama asjaga, mida sa ei soovi, ja see sama asi avab selle võtmega, selle energia sinu emotsioonist, kui sa võtad selle vastu ja vabastad läbi hingamise, lihtsalt kohale tulles ja hingates. Ja märgates oma väikest last ongi see, et ma näen, et sa kardad. Ja ma olen siin, hingame koos. Hingame koos. Ja sa hingad lihtsalt, see sama, mis me alguses tegime, ninnakood sisse, suukood välja, mõnusalt sügavalt, ja kui sa tunned kuskil kehas seda emotsiooni, kui sa mõtled mõnel see takistus tuleb ülesse, mingi hirm tuleb ülesse, siis sa lihtsalt märkad kehas seda tunnet ja hakkad hingama sinna sisse ja ka selle alla nii-öelda sügavale sisse, et see kõik tuleks sealt välja. Et sa hingad selle põhimõtteliselt välja oma kehast. Ja niimoodi sa vabastad oma selle piiritu lõput energia, mis sa oled ise lukustanud sellesse emotsiooni. Kuidas tunded on? Võtame otsad kokku. Läks 1,5 tundi peaaegu. Eks ma loodan, et sa said siit nüüd selle pildi kätte ja said juba kogemusena tegelikult päris palju vabastatud selle kõige, kui sa hingasid, olid kohal, siis kindlasti midagi läks liikvele. Ei ole võimalik, et ei läinud liikvele. Ja see liikvele minek võis olla ka mingisugune väike asi. Ja nüüd märka seda, kui sa nagu mina jälle otsid seda, see asi ikka ei läinud liikvele, see asi on ikka lahendamata, on ju. Siis läbi selle tegelikult, kui ma keskendun sellele, mida ma ei soovi, ma ju panen fookuse sellele ja kui ma panen fookuse millelegi, mida ma ei soovi, ma annan kogu energia sinna, eks ma loon uuesti selle, mida ma tegelikult ei soovi. Nagu pff. Ja siit on ka küsimus sulle, kes sa siin praegu vaatamas oled ja kes sa vaatad järgi ka. Kas sa sooviksid sarnaseid asju veel kogeda? Mitte küll võib-olla nii pikana, aga selliseid taipamisi, nagu ma siin jagasin vahepeal, see sama raha teema, mis tuli üles, on ju, et kuidas rahale keskendumine lahenda tegelikult hirmu, siis see turvalisuse teema. Rait kirjutab ka, et väga äge emotsioonide vabastamine läbi hingamise sai täna täitsa teise, kus see siin kadus lõpp, täitsa täna teise tähenduse, just. Sa võid Rait tulla jagama ka sõnadega, kui sa soovid. Ma lõpetan ära ja siis ma lasen sul jagada. Et kui sa soovid, siis midagi sarnast on siis meil see Spellbreakeri teekonna grupp, mille ma lõin kõikidele neile, kes on aidanud mind sellel teekonnalt saada Spellbreakeriks. Sinna on võimalik liituda. Seal ma siis jagan iga nädal vähemalt ühe laivi teen, aga praktika on see, et ma teen seal rohkem laive kui 1 nädalas. Ja sul on võimalik siis tulla sinna gruppi, saada sellest kõigest osa ja sul on võimalik ka broneerida Spellbreaki ette, kui ma olen selle kogu teekonna läbi käinud. Ja kui sa oled huvitatud, siis kommenteeri lihtsalt siia alla vabadus. Pane lihtsalt sõna vabadus ja ma kirjutan sulle pärast. Sest et mul see leht on praegu maas, kus seda kõik uurida saab, siis ma lihtsalt kirjutan sulle. Ehk siis kui sind huvitab see, mida ma praegu tegin, kogesid ja tahaksid siis veel sügavalt seda näha, kogeda ja seal on siis 16 nädalat on siis jagamist, kus ma oma teekonda jagan, et on võimalik sellele kõigele kaasa tulla. Et kui sa täna siit said, väärtust mõtle, kui sa saaksid iga nädal selliseid laive. Mitte nii pikkasid, need on tavaliselt 15-20 minutit on need laivide pikkused olnud. Et sellised asjad. Et siin ma näen, inimesed juba kommenteerivad ka ja kes on juba seal grupis, te võite ka kommenteerida, mida teie juba sealt grupist saanud olete. Ma tean, et Dagmar siin on mulle kirjutanud eraldi veel, et näed, mul täna oli väga võimas kogemus, et siin vabanesid mingid asjad. Siis Elle kirjutas mulle täitsa pika jutu, et kuidas tal mingi laiviga läksid mingid asjad. Ma lihtsalt teen laivi ja inimesed protsessivad, nutavad, vabastavad, see on nagu päris võimas. Aga Rait, sa võid tulla eetrisse jagada oma mõtteid, mis sul täna siit näiteks tuli. Hallo, kuuled mind, jah? Jah. Jah, no väga äge, Armin, nagu täiesti nagu praegu nagu puhas leht nagu täiesti sükene kohal, sest mul oli täna päeval oli nagu süke väga nagu veits nagu ärevus, süke sumin oli. Praegu on nagu ja
just see emotsioonide nagu lahustamine läbi hingamise. ma ei ole varem seda niipidi üldse nagu vaadanud. täna oli see nagu täiesti nagu vau. Et olen teadlik, et ma nagu kõik see, mis minu ümber toimub, loon mina ise. Aga see emotsioonide koht nagu oli täna minu jaoks nagu sihuke täiesti teises võtmes avastamine. Et nagu väga äge. Ja hingamine. Või siis, kui hingamine aitas, siis külm vesi. Seal sa lihtsalt pead hingama. Et ma olen seda meetodit ka kasutanud. Et kuigi seal on natuke teistsugune hingamine, vaat seal on külm vesi on igatepidi kasulik ja hea, aga seal on see, et sa hingad tegelikult katkendlikult, kui sa ei tee seda sügavat hingamist, sest enamasti, kui sa külma vee alla lähed, siis tekib seda ja see ei ole see, kus keha tunneb ennast turvaliselt. Et see hingamine on see, kus sa lood, mis selle hingamise mõte ongi see, et esiteks anda kehale hapnikku, sest et mis juhtub meie kehas, kui ta ei saa hapnikku, ta lülitab välja su loogilise mõtlemise, ka limbilise aju ja jääb alles ainult see nii-öelda lizard, sisaliku aju ja see keskendub ainult millele? Ellujäämisele. Ja siis imetleme, miks ma tunnen hirmu, miks mul on ärevused, miks mul on kõik muud asjad, sest su keha ei saa lihtsalt piisavalt hapnikku. See on kõige lihtsam lahendus ja kui ta saab piisavalt hapnikku, ta tunneb ennast turvaliselt ja siis hakkab ka vabastama emotsioone. Aga nagu me täna siin avastame, emotsioonide tundmine on ebaturvaline, sest et seda on kogu aeg valeks tehtud. Ma saan haiget, kui ma emotsioone tunnen. No jah. Jah. Nagu vau, Armin, aitäh. Ja kui siin on veel keegi, ma juba jagasin siin inimesi, kes siin kirjutasid Vabadus, kes tahaks tulla praegu ka veel jagada siin samas otse oma kogemust, oleks päris äge. Ma panin siia uuesti lingi teile kommentaariumisse, näitan ka seda, et sa võid klikkida samamoodi, võid tulla, jagada nii nagu Rait siin jagas. Oleks üliäge kuulda sinu mõtteid, mida sa täna kogesid ja mis sa täna siit endaga kaasa võtsid. Et Rait, ma küsikski sinu käest, et mis on see üks asi, mis sa siis tänasest kaasa võtad, mida sa oma ellu rakendad, et liikuda selles suunas, mida sa siis päriselt soovid? No hetkel mulle tundub, et ongi nagu see emotsioonide nagu vabastamine. Et ma näen mingisuguseid kohti, kus tekib nagu sükene nagu tõrge. Aga ma ei ole pööranud tähelepanu sellele, et see on nagu mingisugune emotsioon, mis soovib vabaneda. Ja siis täna sa andsid siis selle võtmekese, et ma saan seda teha nagu läbi hingamise ja märgata seda emotsiooni. Et jah, täna ma võtan selle võtmekese kaasa. Ja no see on kõige võimsam võti üldse, kui sa seda rakendad. Ja kui mulle see maandus lõpuks, sest mul ennem oli maandus see, et kui ma keskendun selle, mida ma soovin, on ju, siis need hirmud ja asjad tulevad üles, see mentaalne. Aga takistused ma kuidagi nagu ei maandunud. Ja nüüd meil oli pühapäeval oli kohtumine just seal selles väljakutses. Ja seal siis maandus see, et kõik need takistused on ka minu enda loodud, et ma saaksin need emotsioonid vabastada. Ja mul tuli kohe nii, et ma tahan juba hakata oma tööpäevaga pihta, et vaatame, mis takistused tulevad, et ma saaks hakata emotsioone vabastama. Ja siis täna oli nii huvitav, mul tuli mingisugune takistus ette ja tuli nüüd see hirm, et mul pole aega emotsiooni tunda. Oh, wow. Ehk siis see on nii mitmekihiline. Me oleme väga osavad nagu, me oleme nagu meister nagu siuksed nagu kruttijad. Just. Vot, aga üliäge oli sinuga vestelda ja aitäh su julguse eest, sa olid ainuke, kes tuli siia eetrisse. Ja siis, kes veel siin järgi vaatab ja nii Ester on kirjutab ka siia Vabadus, väga äge.
Edit, sa oled juba grupis sees ka ju, et sa oled juba seal kohal tegelikult, aga aitäh, et sa siia kirjutad, see näitab, et topelt ei kärise, on ju. Eks aitäh kõigile, kes te siin kommenteerisite ja kui sa tunned, et see võib kedagi teist ka aidata, kui sa näed, et see, ma Rait, võtan su siia väikseks uuesti, kui on okei. Ehk siis, kui sa tunned, et see võib kedagi teist ka aidata, kellel on emotsioonidega näiteks mingi mure, kes on kaadanud võib-olla kedagi, kellel on rahaprobleemid, mis iganes see on, kui sa näed, et see sama, mis me täna läbi tegime, võib kedagi aidata, siis jaga seda head kraami, et rohkem inimesteni jõuaks see võti, kuidas me tegelikult loome siis seda, mida me päriselt soovime. Ja et pole midagi vale sellega, kui me teeme seda. See on ka see kõige olulisem, mis ma algusin tegin, et ei ole olemas seda, et oi, sa ei tohi ja see on liiga isekas ja nii edasi. Eks kõik need programmid, mis me oleme võtnud omaks, mis ei lase meil elada seda, mida me soovime. Vot, aga minu poolt kõik, aitäh sulle, Rait, aitäh teile kõigile ja kohtume taas siis, kui meie teed kohtuvad. Tšau!